Järkad on hommikul vastumeelselt, olgu sul käepärast. Ärkan inimlikuks tegevuseks ja mina veel tujutsen. Kui lähen tegema seda, mille jaoks olen sündinud ning mille pärast olen maailma seatud. Või olen ma loodud selle jaoks, et lamada tekkide all ja end soojendada. Kuid see on nauditav. Niisiis oled sa sündinud nautimiseks ja üldse mitte tegudeks või tegevuseks. Kas ei näe sa taimi, värvukesi, sipelgaid, ämblikke, mesilasi tegemas seda, mis neile eriomane, omalt poolt koos maailmakorra korda loomas? Ja sina ei taha teha seda, mis kuulub inimesele. Ei tõtta selle poole, mis on kooskõlas sinu loomusega. Ent peab ju ka puhkama. Peab. Kuid andis ju loodus mõõdu sellegi jaoks, nagu ka söömiseks ja joomiseks, ning ikkagi astud sa mõõdust üle sellest, mida on küllalt. Tegudes aga mitte. Neis püsid sa võimalikkuse piirides, sest sa ei armasta ennast. Muidu armastaksid ka oma loomust ja tema tahet. Pea end iga sõna ja teo vääriliseks, mis on kooskõlas loodusega, ning ärgu puudutagu sind sellega kaasneb hukkamõist mõnede poolt või jutud, vaid kui midagi teha või öelda on ilus, ära arva, et sa pole selle vääriline. Sest neil on oma sisimijuhtija ja püüdlus. Sina aga ära vahi ringi, ega silmitse seda, vaid sammu otse teed, käies looduse, enda oma ja ühise järel, sest tee on mõlemal üks. Käin läbi selle, mis on loodusega kooskõlas, kuni langen ja puhkan, andes hinguse sellele, kust iga päev hingan, ja langedes sellele, kust mu isa sai oma seemne, ema vere, piima, kust iga päev nii paljude aastate jooksul võtan sööki ja jooki, mis kannab mind, kes ma teda tallan ja nii paljudeks asjadeks ära kasutan. Tõtta alati lühimat teed mööda. Lühim aga on see, mis on loodusega kooskõlas. Nii et kõnelda ja teha kõike kõige tervemal viisil. Sest selline juhis vabastab tülinast ja sõdimisest, igasugusest tagamõttest ja peenutsemisest.